Inimese mälu on rahvasuus võrreldud hiigelsuure kõvakettaga. Ometi on see mudel meie mälusüsteemide kirjeldamiseks liialt lihtne. Kas selleks, et kingapaelu siduda, peame iga kord meenutama, kuidas vanemad meile seda õpetasid? Kas rumba või reilendri oskamiseks peavad meil meeles püsima kõik tantsutunnid, kus me neid õppisime? Miks me jalgrattaga sõitmist ära ei unusta? Teadlased on mälu uurimisel jaganud selle 8 süsteemiks. Neist esimeses eksplitsiitses ehk teadvustatud mälus eristab Toronto ülikooli psühholoog Endel Tulving episoodilist ja semantilist mälu. Episoodilises mälus püsivad kõik seigad, mis on meiega elu jooksul juhtunud, nagu reis Pariisi või mullune jaanipäev. Semantilises mälus talletuvad aga üldised teadmised maailma kohta, nagu Prantsusmaa pealinn või millisel kuupäeval jaanilõkkele minnakse. Seega võibki juhtuda, et me ei suuda meenutada konkreetset koolitundi, kuid mäletame seal omandatud teadmisi. Lisaks eksplitsiitsele on olemas ka implitsiitne ehk teadvustamata mälusüsteem. Siia liigitatakse näiteks protseduuriline mälu. Sinna salvestuvad kõik oskused ehk protseduurid, mille oleme elu jooksul selgeks õppinud. Seetõttu ongi võimalik, et me ei pruugi küll mäletada, kuidas me jalgrattaga sõitma õppisime, kuid tunneme end selles adulas sellegi poolest kindlalt.